No nii, kus me oleme? Meri, kai, Saaremaa, kalamehed. Ja mis on juubelisaade. Selleks puuks tiba peenemad napsud kaasa võetud. Mis napsud on? Peaaegu nagu šampus, aga odra peal tehtud. Külmalt 2 kraadi juures. Muuseas, ei jää šampusele alla. 11,5 kraadi. Ja mis tasub mainimist? Peale seda, kui asi on pudelisse pandud, on keldris 9 kuud liikumatult toitud. Siis tuleb õige mekkmann. Aga mis selle ikka? Teeme pauku ka. Ei, küll ma paugut Eestit ära annan. No, plõks või? Mis selle ikka? Juubelisaade võib alata. Hoiatus, saate tegid vastu oma sõnade eest ning jätavad omale õiguse seisukohti muuta. Kui antud saate vaatamise kaasneb kalasaakide vähenemine, siis palun pöörduda professionaalide poole. Tere hommikust. Kell on 3:04. Läheme Saaremaale särge püüdma. Sa tuled ka või? Et siia magama või? Sul on hea olla või? Läheme kalale. Kuule, kogu... Järge ma olin hea, ma seksisin sinuga. Kuule, sa oled kindel, et sa kaasa ei taha tulla või? Täitsa kindel või? No siis ma lähen käkuga. Vast oled juba hoomanud, kuhu me lähme ja mida püüdma. Kuid kuidas? Kus asub Saaremaa? Saaremaa asub Läänemaalt natuke läänes ja on Läänemere suuruselt teine saar. Peale seda möttetud Kotla. Porgandilembelistele jälgijatele ei jäänud kindlasti 2 silma vahele, kuhu me püüdma lähme. Loomulikult Nasva jõe suudmesse. No nalja pärast võiks ju natuke kukkuda. Okei, ma teen ära selle väikse. Ei ole palju palutud. Filmi kunsti nimel. Tere, mis kuradi kraami sa... Jätsin ööseks kasti hoovi veel hooleta. Keegi täis ladund. Ja naabri mees on mingisugust prügi kogu kasti täis pannud. Ma saan aru, et prügi nädal on alles järgmine nädal, aga sellepärast ei pea naabri juurde kõik panema. Joh, ei tii. Kahku nüüd onds? Ei ole see õige võtt veel pihta hakanud. Umbes tund 2 siis läheb nagu õigeks mölluks. Ja siis ainult võtta ketti. Mingit probleemi ei ole. Vist sisse, välja. Lihtne põhimõtteliselt.
no ja sealt tuleb nüüd põhjus, miks kala ei ole. Hülgenärakas. Hülged on vees elavad imetajad, kes kuuluvad loivaliste alamseltsi. Sinna alamseltsi kuulub kokku 33 liiki. Täpselt sama palju on ka vabamüürlusastmeid. Kokku sattumus. Mina arvan, et mitte. Mõelgem juba Siim Kallase vuntsidele ja näiteks morsale. Hülgetundee. Ojoh, Heidi, mis see nüüd on? Noh, kakumis on vaikselt viidikat ja juhtus niuke asi. Arvutame lahti. Samal ajal kakub viidika. Spetsialiseerusime kiirelt ringi. Mitte kiirelt. Särk pole veel tulema hakanud. Nojah, praeguseks. See on väike siig üldse. Ja, see siig. Ta on rasvauim selle Ei, peal. see on Amerikas. Hästi väike. Aga punane. Punase lihaga. Punane nagu Mihkel Raudreis. Tahaks ka mõne kala saada eetris. Tšekige viiti. Tšekige viiti, televaatajad. Ja niimoodi 30 korda veel ja saabki ühe konservi. Aga konservidest mõni teine kord. Tasus tulla. Hakkab võitlus. Kes saab kõige esimesena 5 viidikut? Kuniks särg võtma hakkab, võtsime nõuks, et viime läbi võistluse Nasvaviidikas 2015. Valmis? Läks! 5 viidikat. Noh! Üks. Tule ära nüüd, kurat. Üks. 2. Raibe. Viidika püügis oli ju mingi rekord tunnis mingi 500 või midagi. 3. Läks ära või? Ei, sai kätte, kurat, siin ühe ära juba. Käku juhib. 3. 3. 2. Fuck! Ei jäänud otsa raisk. Sassis. Ei ole ka, et tinga tegid. Tule, palun, mammule. 4. Väike, aga 4. Fuck, raisk, mul läks otsast ära. Kurgus! 5 käes! Õppige viidikat püüdma. Järgmine etapp on 100 peale. Aga enne kui särgedeni jõuame, vaatame, mis nende püügiks üldse vajalik on. Ohoo! Kus minek? Kirpe ostma. Tamiili, õnge. Mille jaoks? Hakkame tinti püüdma või? Ei, särge. Toho. Õngitsemise A ja O on ikkagi kork. Korki on vaja. Korki on palju. Värvilisi, 1-grammiseid, 5-grammiseid. Korke on väga erineva kuju ja kandevõimega. Ja olenevalt olukorrast minna vaja väga spetsiifiliste parameetritega korke. Noh, numbrid ei tunne, et saamatu näoga vaatad siin. Elukogenud kalamehel on alati kaasas erineva suurusega konkse, eri värvi kirpe. Mine sa tea, mida särk täna ihaldab. Ainult. Lolli kindel. See töötab. Sellega tuleb eriti suur särge. Ei,
Ta on küll viidika kork rohkem, aga saab ka särgi. Ühesõnaga, ostke poest kaasa võimalikult palju kraami. Kunagi ei tea, mida vaja läheb. Ja tõuku ka. Pilti siin jälle. Hea küsimus. Sulle muidugi sitad pildid. Sitad pildid. Nagu saate alguses nägite, tähistasime keset päeva juubelit. Klaasid kaaslastele, lähiolitele kätte, võiski särjepüük alata. Vaid on õlu. No siit edasi me enam originaaleli väga ei edasta. Aga et koha peal olnud hõngu edasi anda, oleme ka praegu ennast päris meeldivalt täistanud. Kui antud päeval oli jões uue viidikat täis, oli mõistlik kasutada veidike raskemat tina kui tavaliselt. See tähendas seda, et sööt läks kiiremini alla ning viidikas ei jõudnud enne särge sööta võtta. Särge poiss, va poiss. Tähelepanek number 2. Kui võtab ainult viidikas, tasub natukene vähem tina panna kui tavaliselt. Muidu särjepüüki enam ei näe. Tina tuleb panna vastavalt olukorrale. Organismid on ju erinevad. Särjel siis. Mõni jaksab tõsta suuremat tina, mõni väiksemat, mõni on pelliklikum, mõni uljam. Võta. Läks ära või? Läks ära. No tehke või tina. Olgem ausad. Ilma tinata õngid seda ei saa. Näitame su särg edasi. Viisakas särg. Viskan sinna ja saan kala. Tšeki värki. Kaugel lendas. Sa oled ikka kõva vana. Ma tean. Varem ka öeldud nii. Näed. Näe, mis teeb. Vaata, mis viidikas teeb. Oha, särg. See on vist väike viidikas. Ei, ahven hoopis. Ilus särg. Kuule, see on su forelli rekord ju. Jah, ma tõesti ei ole nii suurt lõhet enne saanud. Kui nüüd selle tuura ka veel kätte saaks. Õigele võtukale jäime hiljaks nagu alati. Jutud käisid, paar päeva enne tuli särgi nagu loogu. Paar päeva hiljem loomulikult samuti. Meil tilkus. Ma olen niuke viidikamees rohkem. Või siiski. No mina nii pessimistlik ei oleks. Mis siis, et 2 päeva tagasi võttis, mis siis, et 2 päeva hiljem ka võttis. Aga ikkagi oli meil mõnusam, kui meie nõnda nimetatud pääminister Stenbocki majas, kes viltoimmeldud rõivastes, vöörvõimus kössitades, rahvale mõtlemata, õiglustunut riivates kaevab omale auku, põhiseadust eirates. Kahe peale kokku saime me tol päeval 16 kilogrammi kala. Sellest oli 7 kilogrammi viidikat ning 9 särge. Kuidas päevaga rahule jäime? No, ütleme nii, et saaks paremini, võib ka hullemini minna. Kalad oli täna mitmesugust, aga kokarubriiki läheb särg. Kokarubriik! Paneme osa. Osa noosist kohe. Võiks siis öelda fraktsiooni me noosist soola.
kuule, Pondi, sa oled juba piisavalt kuulus poiss. kurat, sa oled edevam kui hinas. Jaa, kes on tubli koer? Kes on edev koer? Jaa. Chill, Pondi, rahu. Midagi arvan. Nii, viimane kehtja. Tunnistame ausalt, et soola kogus kalale sai suhteliselt suvaliselt. Enam-vähem mingisuguse 80 kilo kala peale kilo soola. 2 päeva laagerdub, pühime verise soola maha ja rippu. Saadet tegema. Nii, 2 päeva on kala olnud soolas. Aga süsteem lihtne, loogiline. Vesi äädikaga. Ühesõnaga, mõtlen selles, eelmine aasta tegime nii, tont teab, siis õnnestus, kas nüüd õnnestub, et kärbesva pahalane sisse ei tuleks, siis laseme üleliigse soola saad veest lahti ja tuleb äädika kiht väike peale ja siis kärbsele ei meeldi. Ja siis saab vobla. Ja siis saab vobla. Mandrirottidel on tihti peale see viga, et kiputakse mugavusest särge silmast läbi ajama. Aga nõndaviisi voolab ju sapp kehasse. Köikse targem on riputada särgesid sabast. Naaskliga auk ette, traat läbi. Ei ole, võid isegi veel olla. Kala on pehme. Mis tahtsid juba voblad saada? Ja siis, kui kalad on üleval, siis jagame ühtlased ära. Kuivata kalu, kuni vobla on mõnus. Ja vast mõnes saates veel näete, kuidas ne meile õlle kõrval maitsevad. Läks seekord nagu läks. Järgmine kord läheb raudselt paremini.